Kas Balti filmi- ja meediakool võib panna karu tantsima? Oi, dinosaurused tantsivad meil suisa, nii et karud, see on kökimäki. Meid huvitab, mis on Eesti või milline on Eesti filmi just nimelt viimase aja nägu? Tema on niisugune postmodernne, ütleme nii, kuigi postmodern hakkab otsa saama. Aga ta on niisugune vikerkaar. Vikerkaar kõigi tema kaunite värvidega on tema nägu. Aga mis on seal vikerkaares sellist värvi, mis ütleme seda harmooniat võiks kas rikkuda või domineerida selle üle? No, vikerkaar on ise harmooniline nähtus, nii et ükski värv ei riku seda. Ja see on, igalühel on oma maitse, igalühel on mingisugune eelistus. Ei saa ju niimoodi, eriti praegusel ajal, et ainult see on õige ja see on vale. Tähendab, siin peab olema paindlik või tähendab olema tolerantne. Tolerants. Mitte kohe alla laskma. Aga kui me vaatame nüüd just veel eriti selle 2010. aasta filmitoodangut, et mis sealt on sellist, mille üle võiks Eesti rahvas kohe nii-öelda eriti rõõmustada või juubeldada, kui on? No juubeldama peab igal juhul. Eesti rahvas üldiselt vähe juubeldab oma filmi üle, sellepärast, et ta ei pea päriselt filmi enda omaks. Ta on nagu NSV Liidu viimane president Gorbatšov, kellel oli see metsalise märk oli siin otsa ees, kui te mäletate. Et Eesti film on ka, ta on nagu oma ja ta nagu ei ole päris oma. Ta ei ole sündinud rahvamaja männilaudade peal, nagu on tants ja teater ja isegi ooper on sündinud seal. Nii et jah, ta ei ole päris oma. Kas Eesti filmi tegija elab praegusel ajal luksuslikult nagu kass pattadel? Te just hoiatasite noori saalis. Ja ei elada. Tähendab, kui sa teed altuurat, siis sa täiesti normaalselt elada. Aga kui sa ikkagi oled nagu pühendunud, siis see tee on kaunis okkaline. Kuigi neid okkaid on märksa, eriti noortele, et alustada oma seda teekonda, niisugune ranits ja vana vindpüss õlal sinna samasse üle maade ja merede punaste vaipade poole, siis see algus on vaata Eestis lihtsamaid sündima. Ütleme, kuskil teistel vanadel Euroopa maadel ja ka mitte nii vanadel Euroopa maadel alustada oma filmi tegemist on kümneid ja kümneid kordi raskem kui meil. Aga ütleme, võib-olla sealt edasi on alustatud, aga sealt edasi, noh, jah, ei ole võib-olla see ka nii roosiline. Roosiline ei ole mingil juhul, aga nüüd alustada ja suur varvas ukse vahele saada on Eestis suhteliselt lihtne. Aga siin koha peal ongi meie viimane tüüpiline küsimus. Milleks Eesti filmipäevi üldse võiks vaja minna? Milleks neid vaja on? Filmipäevi? Jah, kui säärast, sellist nädalat. Sellepärast, et tavaliselt on Eesti filmi öö. Siis võiks päev ka olla vahete vahel. Et ka päevavalguses mustad tööd ära vaadata. Tähendab, filmipäevad on kahtlemata, muuseas see on minu idee kunagine. See oli kinoliit, ei teadnud, mida teha ja siis juhatus sai et mida teha niisugust üritust. Siis tekkis idee, et võiks olla niisugune nädal, kus vaataks enam-vähem kõik Eesti filmid, aasta jooksul tehtud filmid üle. Ja nüüd ta on selles mõttes on õige, et nii-öelda friik saab ära näha ja isegi kriitik saab ära näha nii-öelda kompaktselt kogu selle, mis on tehtud aasta jooksul kokku keeratud ja siis tekib niisugune globaalsem haare selle Maarjamäe mätta otsast.
Kuidas ta festivalide möllus saaks ellu jääda, seesama Eesti filmipäevad, et toona ilmselgelt ei olnud nii sellist konkurentsi festivalide turul isegi Eesti mõistes? See on jumala õige. Ma jään siin vastuse võlgu, tähendab, teda teha õudseks kommertsürituseks. See nõuab suurt tööd tegelikult. Ta võiks olla sisulisem see asi, aga mismoodi siin ma ka liiga täpselt ei oska öelda. Et filmi tegijad ise ja ka nii-öelda publikum, üks asi tulla vaadata, see on kaunis ilus, aga tekiks niisugune, ma ei oska öelda, me nimetame seda tinglikult teoreetilise mõtteraas seal sees või no see on keerulisem protsess, seepärast et see meie teoreetiline mõte on ka niisugustes sipupükstes. Nii et aga eks lapsed nii noores eas kasvavad hästi kiiresti. Varsti paneb siin vutt niimoodi siin ringi. Selge, mul on palju. Hästi paljudest kohtadest oleme kuulnud, et Eesti filmi kõige nõrgem koht, nõrgim lüli on tema stsenaarium. Kuidas te kommenteeriksite seda, et miks võiks niisugune jutt levida? No comments. Ma vastan ikka. Tähendab, vaadake, see on üle maailma asi. See ei ole ainult Eesti värk. See on stsenaariumite puudus, see on ülemaailmne asi. Ja meie lihtsalt teda näeme oma asjade puhul. Aga see on absoluutselt ülemaailmne. Häid stsenaariumi ei ole. Ja väga arvan neid. Nii et see ei ole Eesti probleem ainumas. Aga see on suur üldine probleem ja see on läbi aegade olnud. See ei ole mitte praegult tekkinud ja see on peaaegu tuumfilmis peale olnud. Nii. Kuidas BFM aitab siis selle probleemi lahendamisele kaasa? Või peaks aitama mingisugune teine õppeasutus stsenaariumi tekkele kaasa? Vaadake, kui see kriis ja probleem on aastakümneid ja nüüd 100 aastat juba peaaegu olnud, et ma ei usu, et meil on see püha kraal seal kuskil peidetud, mis tuleb ja võluvitsaga selle asja ära võtab. Tähendab, tuleb koolitada inimesi, aga mitte koolitada stsenaariumi kirjutama, sest see on üks suur joga. Tähendab, see stsenaariumite konstrueerimine, see on jah seebi jaoks ja seal on ta oma kohal. Aga tuleb inimesi, kes on võimelised kirjutama, faabulat looma. Neid tuleb viia kino juurde, filmi juurde, et nad tunnetaksid ja saaksid nakatatud sellest ja läbi selle tunnetaksid ära filmi püha hinge. Ilma selleta ei ole ühtegi pihta saamise matsu võimalik. Aitäh teile!